armsad sõbrad! Loodan, et meil tuleb tore õhtu koos muusika ja meenutustega. Minust vasakul käel seisab minu ema Katrin Lehtne, kes laulis Tallinna Muusikakeskkooli kammerkooris aastatel 1975–79 ning õppides koorijuhtimise erialal juhatas kammerkoori mitmetel kontsertidel ning ka oma lõpueksamil. Minu kõrval seisab minu poeg Leo, kes õpib Tallinna Muusikakeskkoolis koorijuhtimise erialal ja laulab tänases kooris 3. aastat. Minu ema Aino Kõrvits laulis kammerkooris aastatel 1982–86 ja on samuti kammerkoori Eesti üliindina üles astunud. Minu tütar Paula õpib 3. põlve koorijuhtimist muusikakeskkoolis ja laulab kammerkooris ja loodetavasti on ka temal võimalus kammerkoori eest üles astuda kunagi. Laulis muusikakeskkooli kammerkooris aastatel 94–98. Ja siin kõrval on meiega olemas tütar Rita, kes alustas laulmist eelmisel aastal selles koolis ja muuseas õpib ta ka koorijuhtimist. Ja see on minu isa Kaarel, kes laulis kammerkooris Ita isa Andresega samal ajal aastatel 94–99. Minu vanim tütar Anna-Liis õpib Tallinna Muusikakeskkoolis laulu erialal ja kammerkooris on ta tänaseks laulnud juba 4 aastat. Tallinna Muusikakeskkool on kui pere, kus tihti kohtab õpilasi, kelle ema-isa, võib-olla vanaema-vanaisa, kuid kindlasti mõni õde või vend on õppinud selles samas koolis. Siin toimetatakse põlvest põlve ning põlvkondade vaheline sidusus läbib ka kammerkoori ajalugu. Meil on hea meel juhatada sisse juubelikontserti erinevad muusikalised lõigud ning avada vilistlaste mälestusi kammerkoori aegdest. Kallis publik, teie ees on tänane kammerkoor, kus käesoleval õppeaastal laulab 50 õpilast. Tõepoolest on arutletud juba selle üle, et kas koori nimes on ikkagi õige öelda kammerkoor. Siin harjutavad koos laulmist koorijuhtimise, laulu, muusikateooria, kompositsiooni, klaveri, keelpilli ja ka puhkpilli eriala õpilased. Alates 2012. aastast on kammerkoori dirigendiks Janne Ridoli ja hääleseadeks ka minu häält pea 3 aastat koolitanud Triin Ellan.
Iga piloteerimine on vaja sõbrade muusikutega. Ivani ja isad Maria oli seal meil õppejõud, me oleme mõlemad eeskäekus tema juures. Ja siis, eks ta kõik igasugused Madilale läksid loogi, et meil on repertuaar saaks. Ja ning me hakkasime kokku klopsima siin omast klassist ja kolleegide klassidest sealt ja ülevõtt. Ja see on kokku mingisuguse neljaäänestuse kõik. Et minu esimene teos oli Hustler, tantsanud, springing, singing, killing. Aga tuli minu poolt tulnud Madriga, kes lapsime selle järjel Madriga, nii Itaalia Madriga kui ka Saksa Madriga. Ja inimesi Madriga. Aga siis osadele kindlasti eeline näiteks aga Eesti muusikale vaatas ülipilgemad romantiivsemad. Iga niisuguse grupi tegutsemine on seatud tegelikult mingite unistustega. Ja igaüks meil unistab, et kui oleks veel teed. Et ma arvan, et see on kõige olulisem, et sealt see alguse niisugune tunne, et kui on idee ja unistus ja on ka tegu, et siis on võimalik elada edasi ja palju huvitav kogu aeg. Aga kui sa saad unistuses liitlasi, et on ka teised, kes samamoodi tunnevad ja siis läheb nagu ühistegevusena välja, see on võib-olla kõige toetatud. No laulud on kõige mõni tundub küll aga ütleme isegi instrumentalistidele, et kas te panete tähele, et maailma valivad instrumentalistid laulavad hästi. Nende pillavad hästi, sest kõik tahavad imiteerida hea musikaalsust ja musikaalsus akvokaalist, kuidas sa tulnud isegi peaksid. Üks oluline asi selle kooli dirigeerimise juures see, et sealt kõrval on tarvis käes unistada kogu laulud. Need inimesed, kes õpivad laulumist, nad saavad alguses oma niisuguse väikse teadmise, et see laulumine on ka üks mingi instrument, inimhääl, kõige lähem meile. Ja vaata, siin on üks huvitav asi, et kui pillid enam-vähem on head ja halvad pillid, meistrid on teinud häid pille ja keskpärased pillid, nii on võimalik öelda, et nende pillidel ikkagi on mingisugune üks test, kuidas koha, kuidas nad ehitatud on. Klaverid on ikka mingitud keskpäraga inimhääl, on igal väga väike. Minu häälevatus on näiteks pind ja mõnel on palju palju. Nii et järelikult mina oma pindi ulatuseks näiteks surma. Mina häälevatusega tundsin ära, et ma saan koolida ainult neid laule tegelikult looduslik hääletased ja looduslik ilmhääletused. Ja see oli üks niisugune printsiip, mille järgi ma vaatasin laulmeid. Pärast neis elab, ja ka üldiskooriks. Aga muusikakeskuses ausalt ma ei teinud nendest asjadest. Oh
töötada ja seda koostööd nautida. Kammerkoor oli see, kus ma õpin armastama koori laulmist. Laulmine annab mingisuguse teise perspektiivi nagu muusikale. Meloodia on kuidagi loogilisem, kui ta on läbi laulda. Ja ma arvan ka, et kuna hääl on kõige loomulikum musitseerimise või ennast väljendamise viis, siis enda muu muusika nagu läbi laulmine annab selle täiesti teise nagu midagi juurde. Ma mõtlengi, et nagu kammerkooris tegelikult proovid ja nagu laavad ja kõik olid äged, sest kogu see seltskond, kes selle läks kammerkooris laulda, nagu hästi kuidagi ühte hoidev ja ma olin üks suur sõpruskond, selles mõttes nagu ükskõik, kes me tegime, oli nagu äge. Ja tõesti reedene päev oli see, mida nagu oodatud, et nagu nüüd on nagu reeden läbi, et tavaliselt on see, et reeden kui kool on läbi, aga siis oli see, et on reede, tunnid on läbi ja siis sa lähed nagu kammerkoori. Ja võtad mingi pulsi enne seda ja siis lähed kammerkoori. Siis see oli nagu sükene nädal, sükene hea hetk. Kas tuled tulesannujat aiad raavat tarbeida? Tuli on tumma raudamailia. Mikä oli minu poega? Minä tulen tuttuvanen. Missä sä minun suleta? Minä sun sukulainen. Nilisi minun ukuta. Minä mie enna poika. Tuli ei polta tuttavaada. Tuli ei polta tuttavaada. Vesi ei vendada umuda. Vesi ei vendada umuda. Raud ei raju langusida. Raud ei raju langusida. Tule kui tule vahingu, tule vahingu, tule vahingu, tule vahingu, tule vahingu. Tulgu siis tule isanda. Tulgu siis tule isanda. Tulgu tulga vaikemaie, palgi ja palatamaie. Tulgu tulga vaikemaie, palgi ja palatamaie. aastatest 2013–18. Antud koosseis on osalenud mitmetel konkurssidel ja kontsertidel. Kulddiplomid ja eripreemiad on toodud Viinist, Riiast ning Riiminist. Loodud sõprussuhted kooridega Šveitsist ja Rootsist. Janne Fridolini vilistlased meenutavad koos lauldud aegu nii. Kammerkoor
viis mind lauluteele sõna otseses mõttes. Mälestusi on palju. Näiteks enamus lugusid hakati oma keskist niisama laulma. Keegi alustas lihtsalt esimest fraasi ja teised tulid järele. Kord tekkis selline olukord Riias või paljud lauljad läksid koju, kuid mõned jäid veel liiga. Istuti hosteli trepikojas ja lauldi. Lauldi nii repertuaari kui ka koori improvisatsiooni. Suurepärane konkursreis Kriiminisse. Tundsin, kuidas koori ja dirigendi vahel on täielik usaldus. Tänu kammerkooris oldud aastatele olen aru saanud, milline peaks olema töö kooriga ja milline on dirigent, kes inspireerib oma lauljaid. Seda tänu Janne Fridolile. Tänu temale olen õppinud väärtustama head koori, lauljaid ja koostööd. Aitäh, Janne! Meelda on palju head, kuid hetkel tuleb meelde koori vaikuses keskendumise minutit enne konkurssi Viinis. Šveitsi reis oli väga lahe, see riik meeldib mulle siiamaani. Samuti meeldis konkurss Itaalias, kus oli palju kabinet. Toredad inimesed olid seal koos ja laulda osati hästi. Mulle meeldis Rootsis kirikus laulda Eesti Pärte. Oli vahva tunda, kuidas rootslased kuulasid ja mul tekkis uhke tunne, et olen eestlane ja laulan. Alati töine ja inspireeriv, samas lõbus. Igas mõttes arendav, meenub suurepärane koostöö ja ühisolemine sõpruskonnaga. See kollektiiv tekitas minus suurema hooli laulmise vastu, millest tulenevalt hakkasin võtma hääleseadne tunde ning liitusin mõne aja pärast kammerkooriga Voces Musicales. Kuna ma õppisin nii muusikateaduse kui ka trompeti eriala, siis kõik muusikateadused olid kammerkoori väga oodatud. Nii ta läks. Kammerkoor andis mulle võimaluse jagada rõõmu muusikast väga paljude suurepäraste minutitega minu kõrval. Ma on üks asi, ilma milleta kuidagi muusikat teha ei saa ja see on hingamine. Ja koorilaul, samamoodi orkestrimäng või mõnes ansamblis mängimine, see kõik on väga-väga hea võimalus selle arendamiseks. Nii et jah, koorilaul õpetab kuulama ja hingama, ühes hingama. Kuidagi saab mööda minna meie kõigi ühisest Viini musikvereini Kuldse saali debüüdist. Nimelt me võtsime osa ühest konkursfestivalist. Mul on erakordselt meeles veel üks konkreetne hetk sealt kontsertilt. Meil oli kavas Arvo Pärdi Bogoroditse Djevo. Selles väga lühkeses loos tegelikult on üks selline väga südikas kulminatsioon. Ja peale seda jääb täiesti vaikseks ja tuleb tagasi see algus. Ja ma mäletan seda hetke, ühesõnaga see fortissimo kardi lõpp, kuidas see seal saalis vastu kajas. See oli midagi sellist, mida ma ei olnud mitte kunagi varem tundnud. See oli justkui kombinatsioon sellest meeletust keskendumisest, kontsentratsioonist ja loomulikult sinna juurde see väga kõnekas kõik, et me tõepoolest selles erakordses saalis saime laulda. Siis see lihtsalt see suur rõõm, et me saame seda teost ehitada, mille nimel me oleme vaeva näinud. Ja siis see akustika, mis seal saalis on lihtsalt müstiline. Maria,
üks otsesemaid vahendeid, mille kaudu tunnetada fraseerimist. Et kui sa suudad seda teha oma häälega, siis on seda palju lihtsam ümber kanda või üle kanda oma instrumenti. Eelkõige instrumentalist ei pea saama suurepäraseks lauljaks, aga võib-olla eelkõige avab seda tõesti meeskonnas töötamise oskust. Selles Berliini ülikoolis, kus mina õpin, siis esimese semestri tudengid, kõik instrumentalistid samamoodi laulavad kooris, teevad ühe semestri kooriprojekti, mis siis lõpeb kontserdiga. See kindlasti harib sind ka sinu ülejäänud muusikalises repertuaaris. Et ma usun, et kooris laulmine aitab siduda neid teadmisi väga palju erinevate ainetega, mida me õpime, sealhulgas siis muusikateooria, muusika ajalugu, samamoodi solfeegio, kus me õpime noodist laulmist, õpime intervalle ja kõike seda, kui nüüd koorilaulja võtab ette selle noodi, et tihtipeale, kui me oleme viiulde, siis me mängime oma rida, meil ongi ainult oma rida, aga koorilaulja näeb alati partituuri ja orienteerumine sellises noodis on edaspidi elus ainult kasulik, et õppida tundma erinevate instrumentide ja ansamblite selliste partituuri. Enne konkurssi ütles Janne Priido Limbis, või siis meie dirigent, ütles, et nüüd me seisame siin ettevalmistusruumis ja me ei laula mitte midagi, me ei räägi üksteisega mitte midagi, me oleme lihtsalt vaikuses ja keskendume oma etteastel. See mõjus tõesti, meil muidugi väga hästi seal konkursil ja ma arvan, et üks väga oluline osa sellest oli just see keskendumine vaikuses enne kontserti. Ja ma olen seda tõtt-öelda hiljem kasutanud mitu korda, sellepärast et see on täiesti ideaalne vahend keskendumiseks, et sundida koorilaulja keskenduma sellele ühisele etteastele, mis kõik ees ootab. Thank you.
terve Euroopa põhimõtteliselt ju reisime läbi bussiga. Aga nii lõpus oli tore ja võib-olla ei osanud seda selle hetkel nii väga hinnata seda kõike, mis meil on korraldatud, et põhimõtteliselt ju inimene, kui sünnib, esimene hääl, mis ta tekitab, või see inimhääl. Minu on väga tähtis laulmine ja minu peaks iga instrumentalistile olema see kõige olulisem asi üldse ja siis tuleb see kõik juba, kõik see pillinud ka loomulikult välja. Ma ei tihtipeale see 2 tundi kuskil kooli proovis veel aega veel kordulikum kui 6 tundi harjutusklassis oma pilli harjutuses. Aga lihtsalt selle energia või midagi see koos tegemise rõõm, see oli kõik, mis mind ühendavad tulevad. Ükskõik kui väsinud olin või muusikat tahtsin kõik alati teha. Rene Eevi ja Katri näha ja kõik see õhinapõhine lihtsalt tegevusmine kõigiga kogu aeg. Aga see ääretult arvestus oli ka, kus muusikakeskkond oli aasta tippsündmus alati. Kõik, kes käisid Katri näha juures natuke hääleseades, siis otsid endale mingi roovi või mingi ansambli, siis esitasid seda, oli mingi ooperiaarid enda arust seal juba 15-aastaselt ja lihtsalt väga populaarne neid see. Ma arvan, et mälestuste mõttes on kindlasti väga oluline etapp minu elus. Ma sain palju sõpru, kellega isegi kui me praegu kohtume, siis see on nagu mingisugune ühendav punkt, et me alati meenutame neid hetkeni ka. Et isegi kui me millestki muust rääkida ei ole, siis kammerkoorist ikka alati rääkida. Nüüd ma praegu ei ole laulnud üheski kooris peaaegu 10 aastat. Ja ma tunnen selles mõttes, et solfeetsio mõttes oli see mulle ikkagi väga tähtis. See noodist lugemine oma partiides ei olnud mingisuguse ajahetkel minu jaoks üldse mitte mingi probleem. Et ma suutsin lugeda kõik noodist ära ja asjad alati paika saab teisel hetkel. Ja mäletan seda, kuidas kooli proovides alati, kui me laulsime mingeid asju, siis ma tajusin mulle peas, aga ma adekvaatselt seda hinnata tol hetkel ei osanud, aga ma tajusin mulle peas, kuidas mul oli tekkinud igasugused harmoonia tunnetused, kuidas ma teadsin oma noodi kõrgust ja igasugused modulatsioonid ja see oli mu peas nagu mingi täielik pusle, mis kuidagi sai kokku. Et praegu nüüd on see selles mõttes natuke alla käinud, et kuna me viimased tõesid koorid laulnud, siis see pusle on natuke niimoodi tükid jäänud. Siis ma arvan sellepärast, et operistina tegelikult ju me mängime väga palju ka koos teiste muusikutega ja tihtipeale lauljatega. Et ma arvan, et see on väga oluline tunda näiteks isegi kas või sellist elementaalset hääleseadet. Et kõik need muud, mida me teeme klaver tegelikult on ju hästi ebaloomulik instrument. Sa pead õppima ilusat heli looma lihtsalt oma sõrmelöögiga. Ja tegelikult see on olemas teadmine, siuke baasteadmine, kuidas laulist nad teeb, siis tegelikult peaks klaveriga lihtsam olema. Tallinna muusikakeskuni kammerkoor on ju alati olnud Eesti mõttes ikkagi tippkoor. Et see võiks nagu neid kuklas tiksuda, et mõelda, milline ajaga tegelikult selle taga on, kui suurt rolli tegelikult see koor on mänginud Eesti muusikaelus ja võib-olla ka mis mõttes Euroopa ja maailma muusikaelus igasuguste konkurssi võitude näol ja iganes näol. Et see on siuke uhke tunne, aga niimoodi olnud, et oli küll, kui ma laulsin.
Esimestena meenuvad isamaaline ja klassikaline repertuaar Eesti tutvustamiseks välisreisidel. Eevi ja Rene töö parima võimaliku muusikalise kvaliteedi saavutamiseks ning lõbusalt koosviibimised ja loomulikult laululaagrid. Elu ägeda maailma olen Nõukogude Liidu seltsimehed. Maailma avardav kogemus kultuuriliselt igas mõttes. Meelde on veel palju ja ellu on tulnud ka kaasa palju, eriti sõprused. Aga kui pisutki loetleda, siis lõputud bussireisid ei tundunud kunagi lõputud. Eva-Liisa kõrval oli eriti hea laulda. Fantastilised emotsioonid enamustel koorikonkurssidel võidukate tulemuste üle, proovid lautrisaalis Heinloete majas ja üks raudnagi, mis kippus opede ülekoormuse all selga vajuma. Rene käekiri ja absoluutne kuulmine. 100. klass 4. korrusel ja kõik need portreed seal seintel ja hääleseade kontserdid, mis olid hirmsad ja ägedad ühe korraga. Suusalaadid Kurgervel, jõulukontserdid Raekojas, Olapehala ja Lembits Saarsalva ja muidugi Frosted Snowman ja NETS-i valgavoistuval. Üliägedad reisid ja paigad seal, eriti siis Malaga, Barcelona, Napoli ja Capri Saar, Firenze ja Uffizi galerii, Praha, Rooma, Pariis, Norra ja nii edasi. Ja muidugi lõputult Formula 1 ja Poola teening hotellid ja kõikides kirikutes laulajate laulmine. Ma ei õppinud keskkoolis lauleks ega koorijuhiks, õppisin hoopis puhtuli erialal. Tänu ka kammerkoolis laulmisele oli mul hiljem võimalik töötada lauljana, sest pillimehe töö ei pakkunud piisavalt elatist. See kogemus avas nii-öelda uue ukse. Tänaseks olen lõpetanud laulu erialal magistrantuuri ja olen väga tänulik, et sain laulupisikul just keskkooliaegsest kammerkoolist.
dirigent, siis kõik see muusikaline kogemus, kogu see töökogemus, kogu see koorikõla ja kõik see, ma arvan, et on minuga lihtsalt kaasa tulnud. Et selles mõttes sealt sai minu eriala alguse. Sul tekib väga oluline harjumus arvestada teiste inimestega. Et see kuidagi, see teadmine, et need inimesed on sinu jaoks olemas, siis nii heas kui halvas, mis siis tekib, eks ju, laval olles mingisugused märgilised olukorrad, mingisugused konkursid. Ja see, ma arvan, kandub hästi toredasti ellu edasi. Selle kogemuse saamine, ma arvan, et on minu elus väga olulist rolli mänginud. Ja sellepärast ma arvan, on ka väga oluline kõikide inimeste, aga hästi loogiline kõikide muusikute jaoks, et nad peaksid ühel või teisel määral osalema meeskonna tegevuses. Kammerkoor on kindlasti andnud mulle sellise suure emotsionaalse pagasi, aga lisaks ei ole, ma arvan, ma täna selline meeskonnatöötaja, kui ei oleks olnud kammerkoori. Et üleüldse kammerkooris laulmine väga palju õpetas mulle seda, et sa pead olema arvestama teistega ja tegelikult, et sinuga arvestatakse. Ja kõik kõla tunned, et sa saad teisi usaldada ja et siin üldse oleks. Et kindlasti üks väga ere mälestus on, kui me käisime Rootsis koorireisil, see on kuidagi hästi ilus mälestus, seal oli, loomulikult sai kõvasti nalja, see peretunne oli olemas ja nagu ikka kammerkooris, et selles mõttes on hästi palju ilusaid mälestusi. Esiteks on tore see, et kammerkoor on saanud nii vanaks ja et kammerkooril on nii uhke juubel ja et mina või meie oleme olnud selle osa, aga kuna mina enne seda, kui Eevi ja Rene seda koori tegid, ei tea, siis minu jaoks, kui mina mõtlen kammerkoor, siis see on ainult Eevi ja Rene. See on minu jaoks täiesti eraldi mõiste. Et nendega koos see kammerkoor on, mina ei tea, kuidas nad selle selliseks tegid ja kuidas nad kõikides nendes absurdsetes olukordades, millesse poisid meid enamasti panid, kuidas nemad nii rahulikult sellest alati kõigest välja tulid ja seda kõike huumoriga võtsid ja kogu aeg olemas olid ja tegid ja möllasid ja jaksasid, et nad on ikka täitsa, Eevi ja Rene, nii ongi. Ma olen nõus. Laval on kammerkoori lauljad alates aastast 1989 kuni tänaseni. Esitusele tuleb 2 laulu. Neist esimene kõlab kui hümn ja kummardus muusikale. Franz Schuberti Antimusiik on seatud koorile Rene Eestere poolt. Eks muusika on olnud lavarolijatele põhiliseks kokkutulemise põhjuseks, kui ka tõukavaks jõuks inspiratsiooniks. Kirillus Kerk, õnnis on inimene. Õnnis on see inimene, keda muusika on puudutanud. Vahel on tee puudutuseni ookaline, vahel ka käinud. Suur kummardus ja tänu kõigile neile, kellega koos on olnud võimalik puudutust ära tunda ja selleni jõuda. Aitäh, armsad õpetajad. Nüüd üks tore mälestus, mida meenutab Eevi Eestere õpilane. Laulsin Tallinna Muusikakeskkooli kammerkooris aastatel 1980–84. Tollal olid meie juhendajad Eevi Eestere ja Anneli Mäevats. Musta tööd tegid muidugi koorijuhtimise õpilased, sealhulgas mina. 1984. aasta kevadel, kui oli lõpetamas Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise klassi, oli meil ühiskontsert Tallinna 22. keskkooli ruumides koos nende kooridega. Meie kui lõpetajad saime sellel kontserdil elava ja nõudliku publiku ees läbi teha oma lõputööd, igaühel oma. Igatahes,
Mina läksin täie kindluse ja väikese hingevärinega enda osa juhatama. Meie koolil oli see esimene lugu. Eevi seisis minust paremal akna juures ja jälgis mu sooritust kullipilgul. 22. keskkooli saal oli puupüsti täis, kõik muusikalise ettevalmistusega noored ja sellest koolist kui meil. Ja nüüd palun, manake silme ette pilt, kus tagareas kõrvuti seisavad bariton Mart Siimer, umbes 1,95 pikk, ja tenor Valdo Suvi, umbes 1,50 m. Mõlemad tugevad prillid, sellised luugilaadsed. Valdol oli see lugu muidugi peas, ta oskab seda tänapäevani peast laulda. Aga Mart, vana kohee, oli muidugi proovidest puudunud ja talle oli ülioluline lugeda nooti, mida tal ei olnud. Mis tähendas, et ta pidi sealt ülalt kiikama kõrval subinoodist, kõigi oma -13 prillide ja 50 sentimeetrise kasvu vahega. Juba see oli vast koomiline vaadata. Ja siis hakkas jutuma. Mingil hetkel, mina ju ei tea, ma vapralt vehtisin, nagu oli peeglis harjutanud, kukkusid subinoodid maha. Tema laulis tubli koorilaulana edasi peast ja ei teinud asjast väljagi. Aga Mart saatus paanikasse. Kus on noot? Kus me oleme? Kus on järg? Kus me peame minema? Kuna tema oli komponist ja pianist ja käis proovis harva, ei teadnud ta midagi koorilaule eetikast ja kommetest, et tuleks vaikselt suu kinni pidada või suud liigutada. Ta kükitas maha ja asus ridade vahel roomates neid noote taga õngitsema. Haige värk. Mina üritasin ikka koori vaos hoida ja edasi teha, aga saal juba pugistas naerda. Algu litsitasid vaikselt, siis naersid laginal, huilgasid, lõpuks hakkasid vilistama ja plaksutama. Koor muidugi hakkas ka üheteist naerma, sest polnud ju võimalik edasi laulda. Väga naljakas oli. Ühesõnaga, asi väljus totaalselt kontrolli all, aga kõigil, peale minu ja mu õpetaja, oli väga-väga lõpuks. Aga mina, õnnetu dirigendi hakatis, ei mõistnud selles olukorras midagi tarka teha. Eevi küll vehkis midagi sealt akna all. Mind polnud ju keegi õpetanud, mida teha, siis kui juhtub midagi. Mina teadsin seda, mis on auftakt ja oskasin isegi vahelduvast taktimõõdust talutavalt dirigeerida ja fraseerida. Aga see, et Suvi ja Siimer, lugu lõppes sellega, et me kõik ilmselt mäletame seda juhtumit, kes tollal olid kooris ja saalis. Mina sain targemaks, sest õpetaja ütles, et sellest olukorrast tulnuks lugu lukku lüüa. Hindeks sain 2, kuna ma ei hallanud koori. Hiljem lõpueksamil läks siiski paremini. Sain 5 ja kiituskirja. Oh
Eevi ja Rene oma valikuga. Laul jääb arenema konstantselt ja ületama ennast Põhjamaade kooliliteratuurist või ka siis Rene enda teosed. Need on ikkagi väga nõudlikud ja just kõrval väga haritud. Selles mõttes oli midagi uskumatu kogemus, et peale 20, mõnel isegi 25 aastat kool tuli kokku põhimõtteliselt komedioides. Et see oli ikkagi võimas, see näitab tegelikult, kui tugev on muusikakeskuse haridus ja kui oluline on kammerkooris laulda. Ehk siis kõik muusikaõpetajad, erialaõpetajad. Et kui te ütlete, et ärge palun minge kammerkoori, te ei tea, millest oma õpilasi ilma jätate. See on meeletu muusikaline haridus ja sellest võidavad kõik instrumendiõpilased, absoluutselt erandlikult kõik, sest see laulmine läbi oma keha kuulmine, see areneb väga suures osas ja näiteks kui rääkida sellistest üksikumatest erialadest nagu pianism, siis pianistid peavad väga palju harjutama, aga neil on väga vähe võimalust musitseerida suuremas seltskonnas. Selle kammerkoori mõju on rohkem kui 45 minutit või 1,5 tundi nädalas ja see ei ole mitte rööbitud aeg eriala poole pealt, vaid et see on investeeritud aeg. No minu jaoks kammerkoor on tegelikult, ma arvan, suures osas professionaalse muusikahariduse põhi. Ja see loomulikult puudutab ka ikkagi eriala dirigeerimist õppima, need hakkasid koos arenema. Ma hakkasin Anneli Mäekas koori dirigeerimist õppima, siis paralleelselt ka oli seal kammerkoori juures. See poistekool seal enne oli nagu sissejuhatus, loomulikult see aitas. Aga kammerkooris tekkis selline täiskasvanulikum elu ja ikkagi see mehed-naised koos, see on väga eluline. Ja soovitan kõigile. Lihtsalt, et sõltumata orientatsioonist on see keskkond arendab kõiki, arendab noori meesterahvaid kui ka noori meesterahvaid, üksteisega suhtlema, üksteist kuulama, arvestama, seal sünnib nii palju eluliselt toredat, nii proovis kui ka reisid, eriti reisid, mis on legendaarsed. Aga see ühendab ja see jätab mingisugused sellised sidemed inimeste vahel, mis ei kao kunagi. Ja muusikaliselt seal kui see keskkond on õige ja mida Eevi ja Rene puhul see kahtlemata oli ja see oli rohkem kui õige tegelikult, sellepärast, et nad ikkagi andsid kogu oma elu energia sellesse, millised reisid ja kõik korraldati. Nad avaldasid meie kultuurilist maailma pilti sõna otseses mõttes. Aga kui sa oled laulnud Notre Dame'is Pariisis, eks ole, siis see on ka midagi meedia. Ma ei ole rohkem sattunud laulda, nii et see on ainult muusikakeskuse kammerkoor. Ja kõik muud Pompei ja sellised väga eredad kohad. Nii et jah, see on minu jaoks sellise muusikahariduse kese ja seal koolist ära tulnud, see on tegelikult aru, kui milline kvaliteet see oli, seepärast, et igal pool mujal see töö käis aeglasemalt ja lõpptulemus ei pruuginud alati olla sama hea. Muusikakeskkooli kammerkoor ikkagi võitis vabariiklikel koorikonkursitel esikohad. Selleks nad olid vabariikus number 1 kammerkoor. Aga võib-olla üks kõige tähtsam kogu see asja juures on, et tegelikult kõik olid alati pühalikult motiveeritud laulma väga hästi ja andma ennast parimat. Ükskõik, mis seal selle ümber ka ei olnud, see kammerkoori mull oli nagu selline väga eriline, mida Eevi ja Rene suutsid kogu hoida ja sõltumata sellest, et võib-olla erialaõpetajad seal teistes erialades ei toetanud seda, sest nemad suutsid seda hoida niimoodi käimis, et see oli ikkagi missioon. Seetõttu ma väga loodan, et see kammerkooris laulmine ei oleks vabatahtlik muusikakeskkoolis, vaid sellised loomulik orgaaniline osa õppetegevusest. Ja siin ei peagi mõtlema, et see on eraldi kontserttegevus, õppetöö, mille juurde käivad ka kontsertidega, et õpetajad mõistaks, ja mina olen väga instrumendi õppefanaatik ka, aga see laulmine, see ei ole harrastustegevus, laulmine on professionaalne muusikakultuuri osa ja võiks öelda isegi selle alus.
aasta. Üks kaunis oratooriumi koos. Aga vilistused meenutavad? Esiteks, minu esimene lennusõit, kammerkoori kontserdid Saaremaal. Teiseks, mul jäi suu lahti, kui kooli ette astus Elo Üleoja, alles abiturient, aga nii küps dirigent. Vaimustus on siiani meeles. Mina kahjuks midagi asjalikku ei mäleta. Tean, et itsitasin Andresega pidevalt ja kõige üle. Ühel Tabasalu kontserdil suutsin olla tõsine võtt siis, kui Andres juhatas endaseks ära maastikul. Saalis istus 5 pensionäri ja see oli juba naljakas. Aga kool tegi aeg-ajalt mõnusaid väljasõite. Mõned tuleb käisime näiteks Saaremaal. Kui mõtlen Tallinna Muusikakeskkooli kammerkoorile, meenuvad esimesena Anneli Veebo ja Mikk Üleoja, imelised hääled ning meie suurepärased dirigendid muusikud Endel Loitsmäe ja Elo Üleoja. Endel oli muhest kuju, ei stressanud eriti mitte millegi pärast, vähemalt selline mulje jäi. Kammerkooris oli vaba ja mõnus atmosfäär. Endel tõi repertuaari ka estraadiklassikat, mis mulle selle ajal suurt teadmeks. Näiteks Uno Naissoo, Kui käes on jaanipäev, Märt Ratassepa Ühe suve muinaslood või Gustav Kigarpuu taas Punab pihlakuid. Ise ta ei juhatanud, kui siis äkki mõnel üksikul korral või õpilane kuulus. Uus ja põnev oli viiuli harjutamise kõrvalt kooris laulda ja veel oma klassikaaslaste Toomas Kapteni, Vello Pähna, Aivar Lešinski ja Margit Võsa viipamise järgi. Lahe kamp, vägev potentsiaal, Anneli Veebo, Lauri Vasar, Olari Jets ja teised. Suurepärane ja pühendunud eestvedaja Elo Üleoja. Esimene välisreis, mis toimus Soome. Kontsert oli Lahti Risti kirikus. Kreegi vaimulike laulude ühine avastamine. Ja nüüd palumegi lavale Elo Üleoja, kes oli kammerkoori dirigent aastatel 1985 kuni 1989.
teha oma lõpueksami kava mitte ainult statsionaarse naiskooriga, mis koolis töötas, vaid et repertuaar oleks suunatavam ja kuidagi nii palju innukad inimesed meie ümber ja ilmselt ise siis ka. Näiteks mu klassime Tõnu Kailust ja tema poolt ilmselt tuli ka see meile initsiatiivikad mõtted ja ju me panime siis oma mõtted kõik kokku, kutsusime oma parimad klassivennad, klassivennad, kes siis nagu viisi pidasid meie arvusfesti, 16-17 inimest, kellega hakkasime siis nagu laulma segakoori repertuaari ja see hakkas kõigile äärmiselt meeldima, aga kool oli ju lõppu jõudmas ja lõpetasime kooli täna, läksime kõik oma teed ja sellest tulenevalt ongi täna väga hea öelda, et kui kool nagu pühitseb oma 50. aastapäeva, et ta ei olegi vahepeal nagu hingusele läinud, et kui meie lõpetasime kooli ära, kui uued innukad peale tegid, see mõte nagu meeldis ja see kool on tõesti ilma igasuguse vaheta elus püsinud tänase päevani vaatamata igasugustele raskustele. Kui aastal 89 kammerkoori juhendajaks oli, siis sellel hetkel oli Eelo Üleoja. Tema kutsuti konservatooriumisse tolleaegsesse, see oli juba muusikaakadeemia, just praegu öelda, kutsuti nooreks pedagoogiks sinna ja siis ma jäin nagu üksi seda kammerkoori juhendama. Ja siis kuidagi tuli meil selline mõte, et nii hea noorte materjal on käes vokaalne, et peaks midagi toredamat tegema. Ja olid ka sellised ajad, kus juba sai nagu siiski osa võtta nendest konkurssidest ka väljaspool Eestit. Ja siis hakkasime koos seda asja tegema, et oleks noortel huvitav, endale huvitav. Ja nii see läinud on ja aastast aastasse järjest meil see tegevus tihenes. Lõpuks jõudsime rahvusvaheliste konkursside külastamiseni. Ma võiks täna küll öelda, et eks me tegime sellist tööd, mis andis sellise tulemused, me saime täiskasvanute ja kunstipäraselt välja arendatud kooridega rinda pista. Ja nii see on läinud. Neil ütles, et ta tegi klassivendadest nii-öelda koori, aga tegelikult ta tegi ka koolivendadest koori, sest et mina laulsin ka esimeses koosseisus. Ma mäletan seda, et oli 3 telorit ja üks nendest oli mina. Muusikakeskuli tegelikult 84. aastal läksin kõigepealt kutsuti mind solfeitšõpetajaks ja ka kompositsioonitund andma. Kui me sõitsime esimesele välissõidule sinna Saksamaale Wolfenbüttelisse, kus oli siis lihtsalt koorifestival ja need kontserdid, mis me alati väljaspool andsime, õnnestusid väga hästi. Terve selle 20 aasta jooksul me käisime paaril-3 korral aastal käisime tõepoolest väljas, kas siis konkursil või festivalil, et need olid varieerused. Need sihtkohad, kus tegelikult koor laulis, need olid ikka tähelepanu väärselt. Muusikakeskuli kammerkoor on 2 korda Pariisi noortekraamis laulnud. Ja see oli üks periood meie elust, mis oli kindlasti üks huvitavam. Suur tänu publikule selle südamliku ja sooja vastuvõtu eest. Sügav kummardus ka meie õpetajatele ja dirigentidele, kes täna kammerkoori orkestri ees seisid. Koorilaul avab uksi imelisse maailma, kus muusik kohtub mitte ainult teiste muusikute ja heliloomuga, vaid kohtumisi endaga, oma kõige lähemas kuulsõnum oma hääle. Selle instrumendi tundmatumine on küll aeglaudev, kuid muusiku teedus vajalikumaid oskusi, mis võimaldab neid indiviididena olla paremad ning omanäolisena interpreedid. Suur tänu kõigile, kes seda teekonda on toetanud. Palju õnne ja pikka iga Muusikakeskkooli kammerkoor! Ja väike teadaanne, kõik esinejad, kutsetega külalised ja õpetajad on oodatud peale kontserti kammersaali. Õnnitlemine toimub samuti kammersaalis. Aitäh kõigile!